videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja siin on Vabaduse hääl, saade järjekorra numbriga 133. Kogu selle ilmast toimuvad tohuva pohu, kohati ka lootusetuse, ängi, kärsituse, kõige selle peale aeg-ajalt ma küsin endalt, kas äkki vastus on midagi, mis on nii lihtne, et me lihtsalt ei oska seda märgata, sest me arvame, et midagi nii suurejooneliselt tuksis, nagu see ilmaelu on, vajab mingit suurejoonelist lahendust. Ja eile, kui ma tabasin ennast jälle mõttelt, kus ma olen ka varem olnud, see, mis toimub suures pildis, on peegeldus sellest, mis toimub meie nii-öelda väikeses pildis, meie sees. See meie sisekosmos on see, mida peegeldab meile see suur ilm, kuni siis selle suure kosmoseni välja. Ja siis tuua siit kohe niimoodi puusalt paralleel, kuidas kosmose teemal käib üks suur vassimine, valetamine, kuidas on kuu peal käidud ja enam ei saa minna, sest erinevad põhjused, mis ei kõla üldse loogiliselt. Aga siis kas meie enda sisekosmoses me küll räägime, et me jõuame kuhugi ja kuidas me väga areneme, aga päriselt võib-olla me oleme iseendale ka maha müünud mingi vale, just kui me oleks käinud iseenda avakosmoses kohtades. Vaimses maailmas inimesed julgevad sel teemal rohkem rääkida, materiaalse maailma inimesed, need ongi tegelikult kaks äärmust, kes ja ka nende äärmuste sees on väga huvitav jälgida, kuidas need materiaalsed inimesed justkui, kes meil on siin Hollywood ja kõik muu, kuidas nad kõike selle vaimsega, sellise musta räpase rituaalid, ohverdamised ja muu vaimsega salaja tegelevad. Välja paistavad, et ma olen see miljonäär, see tegija, aga samal ajal käib ka see selline nagu nähtamatu maailma kasutamine ja paralleelselt, kes on meil siin väga vaimsed ja gurud, väga nagu mammona usku tunduvad nad olevat. Aga mitte, et mitte oma mõttelõnga ära kaotada, siis võib-olla meie sees see vastus ja mitte, et lähme nüüd kõik üle pea kaela enda sisse vaatama, vaid jälgime, kuidas see välismaailm peegeldab seda, mis me parasjagu enda sees läbi teeme. Ja kuidas me vahepeal oma suures soovis asju korda teha. Ei märka seda, et lahendused on lihtsad. Nii paganama lihtsad, et võib-olla häbitunne on see, mis hoiab meid tagasi. Kuidas ma küll kohe aru ei saanud, kuidas ma varem aru ei saanud, et see võibki olla see lahendus. Ja minu jutu mõte pole see, et rahuneme kõik maha, lähme oma sisekosmosesse ja siis maailm saab nipsust korda. See töö nii-öelda sisekosmosega, ma arvan, et see ongi elukestev. Ja me ei tohi mõelda niimoodi, et me teeme kõik korda ja küll meie lastel on hea. Ka meie lapsed tulevad mingi oma sellise protsessi vajadusega, nad peavad teatud asju kogema, endas seeläbi avastama mingeid tugevusi, ennast ületama nendes rasketes hetkedes ja igasugu selliseid uinutavaid lähenemisi on ka, kuidas elu peakski olema ainult kergus ja headus, aga siis saad aru, et need on mingid sildid ja võiks öelda koguni piirangud, mida me seame siis sellele elule ja kes olen mina. Võtke seda kõike kui koduperenese heietusi. Ma ei ole ju mingi ekspert. Ma lihtsalt jagan mingeid taipamisi, mis ma arvan, et on jagamisväärsed ja mis teie sees võib-olla hakkavad elama hoopis omamoodi elu, saavutama hoopis suuremaid mõõtmeid, kui see minu selline päsinud oleku ja päsinud peaga mõttekäigud võimaldavad. Ja meil tuleb jälgida seda, mis toimub meie ümber, sest ma ei ole äärmuste pooldaja.
Ei ole vaja elada äärmuslikult vaimset, nähtamatut maailma. Ei ole vaja elada äärmuslikult materiaalset maailma. Meil on tarvis mõista, et eesmärk on nende kahe tasakaal. Et me saame aru, et on nähtamatu maailm, mille kaudu me mõjutame materiaalset maailma ja see materiaalne maailm avaldab mõju meie vaimsele maailmale. Vastavalt sellele, mida me selles elus ette võtame, meie sees sügaval käivad protsessid kaasa. Ja suures vaadates, mis maailmas toimub, seda suurt pilti, mis on see, mida me iseenesest sellises isiklikus plaanis alla surume, sunnime ennast tolereerima, ära taluma, millegi justkui hea nimel ja võtta nüüd see maailmapilt ette, kuidas inimesed lasevad ennast ära uinutada justkui millegi hea nimel, aga päriselt, kas päriselt on hea. Ja niimoodi võtta aeg-ajalt justkui, mis see kõige parem võrdlus on? Aeg-ajalt panna silmad kinni ja vaadata enesesse ja aeg-ajalt teha silmad väga-väga avaralt lahti ja vaadata, mis väljaspool toimub. Ja kuidas need kaks seisundit omavahel kokku mängivad. Ja mingi hetk ma tabasin ennast ka mõttelt, kas ma olen hea inimene, kui ma lõpuni välja püüan heaga. Kui minu vastas on näiteks jõud, mis on halb ja mina oma headusega lasen sellele halval võidutseda, kas ma olen siis hea? Aga kui ma sellele halvale reageerin tugevalt, konkreetselt, natuke tema oma võtetega, aga lähtudes oma sisemisest moraalsest kompassist, kas ma äkki siis võtan suuremalt tegelikult vastutuse elu ja kõige sellega kaasneva või meil ka tagajärgede ees? Kui ma julgen astuda välja sellest piirangust, et headus, ainult heaga, kui vastas on jõud, kes selle koha pealt võib-olla minust on nutikam ja kasutabki ära kurjuse piirangute vaba toimimist, sest seal ju moraalne kompass puudub. Võib-olla nendel hetkedel tuleb endasse mugavus vabastada ja absoluutselt ma olen seda meelt, et me peame andma võimaluse inimestele, kes on läinud seda kurjuse teenimise teed, isegi kui me ei näe seda potentsiaali nendes, et aga võib-olla, kui ma näitan talle headuse valgust, siis midagi muutub. Vähemalt anname võimaluse ja kui see headus tõesti ei kanna vilja, siis astuda natuke sellest raamist välja, aga jäädes iseenda sees sisemisse tasakaalu ja kui see toob kaasa väga head viljad, positiivseid muutusi, ma arvan, et see on seda riski väärt. Ja millega me tegelikult riskime, ma olen mõelnud, miks inimesed ei taha poliitikasse minna. Nad kardavad, kes neist saab, kui neil on palju võimu ja raha. Öelda, et see on nii ja too on naa, oi. Aga kujutage korraks ette, kui sinul on võim ja sinul on väga palju raha, kes sa siis oleksid. Ja kui sinul on võim luua muutusi läbi selle, et sa väljud oma mugavustsoonist ja see ei ole niimoodi, et mul on võim ja ma teen ainult head. Meil Uhha surematud on selle koha pealt väga hea raamat, tehti head, tagajärjed väga halvad. Ja siis saadi aru, et ideaalühiskonda ei ole olemas. Meil peab olema see taotlus, aga kui me lähme, kuidas ma ütlen, väga jõuliselt ja äärmuslikke vahendeid kasutades seda hea teed ja unustame ära, et alati ei käi see nii lihtsalt, ka tänases Eestis. Kui minu asi oleks Eesti korda teha, mul oleks selleks võim ja vahendid, tükk maad oleks ebamugavust. Kõik need inimesed, kes täna istuvad tagumikutunde ja mis siin oli hilja, ma loen teile lihtsalt kuhu absurdsusesse me oleme jõudnud. Meil on olemas inimõiguste, oli sellest instituut või inimõigused, ma mõtlen nagu, et mis asja, mis siin toimub, et meil on tegelased, kes on täiesti spetsialiseerunud inimõigustele, siis meist käis see COVID-i asi üle ja keegi nagu väga ei tõstnud lärmi, et kuulge, et mis inimõigustest te siin, mis inimõigusi te väidetavalt kaitsete, kui siin inimesed jäävad töökohtadeta, sest nad ei ole nõus osalema selles, isegi mitte ravimkatsetuses, vaid sihilikus õõnestamises. Ja see oli õõnestamine nii rahva tugevuse õõnestamine, kui järjest lastakse lahti inimesi, kes on reaalselt seotud meie riigi kaitsva funktsiooniga
politsei ja piirivalveamet, sest nad ei ole nõus laskma talle manustama aineid, mis ei välista nakatumist, teiste nakatamist, haigestumist, raskelt, suremist, lihtsalt tehke, käsk. Sealsamas need tegid tagajärjed, mis nende tervistele olid. Tulen tagasi oma mõtte juurde. Meil on näiteks Eesti Inimõiguste Instituut. Tegeletakse selliste asjadega maal mingis, ma toon lihtsalt ühe näite. 8. mail toimub arutelu demokraatia AI ajastul. Kas demokraatia suudab tehisaruga sammu pidada? Kas tehisaru ajastul on demokraatlikul osalemisel enam mõtet? Kuidas kujundada seisukohti, kui info sisu ja levikut kontrollivad üha võimsamalt algoritmid? Kas noored üldse usuvad, et nende häälel on tegelikult mõju? Arutlevad Marina Kaljurand, Euroopa Parlament, Elisabeth Päiv, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Sergei Metlev, venekeelse Postimehe peatoimetaja, koma kinnitamisel. Arutelu juhib Vladislav Lušin. Kohvisuubis teda arutelu, osalemine tasuta, ehk siis tasutassi ei ole olemas, me maksame kõik selle kinni. Turvanõuete tõttu võtta palun kaasa isikut tõendav dokument, registreeru siin, tule 8. mail kell 14 kohale ja mõtle kaasa. Tõesti, mõelge kaasa. Ja sellistel puhkudel mul viskab kogu aeg mingeid igasugu instituute ja kas või see samune Inimõiguste Instituut. Need on isegi 2 tükki Facebookis näiteks. On Inimõiguste Instituut, Estonian Institute for Human Rights, Telliskivi 60A, Eesti Inimõiguste Keskus, Estonian Human Rights Center, Ahtri 8 ja pidevalt viskab mingeid igasugu hämmetusi ette ja sa näed, et sinna on tropult raha sisse pandud ja alati sellistel puhkudel mul tuleb silme ette pilt, kuidas on prügikast, see on raha täis, raha põleb, mingi seltskond lollakaid tantsib ümber prügikasti, taamal on kodutud, ehk siis see keskmine eestlane, kes, me tahame mõelda, et me oleme see keskklassi, ilmselt ülemine ots, aga aru saamata, kuidas need protsessid käivad ja kuidas need vargsi niimoodi justkui tehakse head, justkui läheb paremaks, aga see keskmine tase läheb kogu aeg halvemaks, ehk siis me oleme juba selle keskklassi all otsas ja omadega kukkumas vaesusesse, sest elu käib meile üle jõu, me elame võlgu, me elame õhust, aga kuna kõht on täis, siis me ei anna endale sellest veel aru. Ja siis on taustal see keskmine eestlane, kellel on nälg ja lihtsalt vaatab pealt seda raha põlemist. Ja kuna nendel lollakatel kõhud on veel täis, tuju on hea, uhked reided seljas, siis nad ei saagi aru, et mingi hetk võib neil endal ka vaja minna seda, et raha ei põletataks sellisel moel ogarustesse. Ja see võib kõlada kadedusena, aga Kertu, sa tahad ka äkki kuskil lihtsalt tiksuda ja raha saada ja see ei ole üleni tiksumine. Näeme ise igasugu kampaaniaid tehakse. Stiilis, et sööge tervislikumalt ja nii edasi on ju. Jälle mingi raha liigutatakse läbi, kas selle mingi mõju on, Sotsiaalministeerium vist oli see, panid teksad jalga, et see aitab siis seksuaalse ahistamise vastu. Mina mõtlen ma küsisin ka, et kuulge, et ma ei saa loogikast aru, siis toodi näide, kuidas kunagi kohtus üks naine kaotas, ta oli teksad jalas, kui ta vägistati, siis sellega põhjendas kohtunik, et ta ei saanud olla vastu, sest ta pidi ise aitama need teksad jalast. Ja siis on terve tagumiku täis ametnikke, kellel on teksad jalas ja maru uhkelt. Nemad teevad midagi olulist ja mina mõtlen, et kas siis nende teksade põhjal on kannatanud vähem süüdi või? Sest mingi kamp tegelasi kannab teksasid. Ma lihtsalt vahest mõtlen, et kui võtta inimestelt ära raha ja panna nad 0 punktist tööle, looma, kas või ise endale toitu, äkki tõmbab kainemaks. Või alustadagi sellest, et inimesed elaksid tervelt puhtalt, alkohol, tubakas, igasugu kitlistiileritelt saadav kraam, 0 tolerants, sa pead kainena hakkama saama. Mis elu me siis elaksime? Kas siis hingekesed saavad see sellisema hakata ja öelda, et kuule, sa tegeled mingi täiesti jabura asjaga, su hingekutse ei ole olla mingi toolisoojendi või kliimaministeeriumi 7 sõna sisaldava ametinimetusega, millel on 7 sõna sees. Äkki see ei ole su ülesanne. Ja võib-olla ma olengi päästunud. Aga võib-olla peaksime rohkemad olema selles kohas, kus me ütleme, et kuulge, see ei ole normaalne.
ehk siis kehtestama seda piiri, ma ei ole nõus selliseid asju kinni maksma. Ja kui öeldakse, et tervishoius on raha puudu, tervishoius raha põleb. Nii nagu me eelmises saates soovitasin, minge vaadake Neeme Luks Facebooki lehel, tal on seal kenasti välja toodud, kuidas see raha põleb. Ja mul oli hiljaaegu väga huvitav kogemus. Väga hästi, mulle muidu saada väga õhuliseks ära. Ma räägin sellest informatsioonist, mis meil siis ümberringi vahutab, mis justkui peaks tekitama tunde, et meil on vaba meedia ja hiljaaegu ka meeletu raha põles. Võru linnas plakatid üleval, kuidas Euroopa Liit seisab vaba teaduse, vaba meedia eest ja palju see asi maksis. Võtke palun Võru linna leht. Mitu korda proovisin sinna oma artikleid saada. Ei lubata. Meil on vaba meedia, linnaruum on sellist jura täis. Lihtsalt liigutatakse raha, tehakse nägu, justkui asjad oleks korras. Kas on? Ma ei tea. Ja arvata, et see ongi okei, et väga palju raha kulub, sest vabadus, vaadake, see ongi kallis. Aga kui me selles vabaduse tehtes võtaksime ära kõik need korruptiivsed tegelased jupid, palju siis meil vabadust ja turvalisust oleks, kui korruptsiooni suhtes oleks ka nulltolerants. Aga siin hiljaaegu see, kuidas me oleme raha ette maksnud ja mingit moona ja värgi eest ja Ameerika pani tarned pausile. Mina mõtlen, et meie eest salastatakse kõik võimalikke asju, mis on meile oluline info. Ja mõtlen, kas selline asi ei peaks olema salastatud, et meil ei tule enam varustust peale, nii nagu oli kokku lepitud? Kas see ei tee meist suuremat ja atraktiivsemat sihtmärki? Aga ei, seda võib öelda. Ja siis liigutatakse raha juba edasi. Stoicescu ütles kenasti, et Eesti võib küsida USA-lt luba osta laskemoona mujalt. No võt, aga kui USA ütleb, et ei tea, et Putin soovitas mitte lubada. Okei, see oli natuke ülepingutatult, aga no näiteks. Ja siis hõisatakse, et meile tuleb siia Türgi tehas. Paralleelselt käib jutt, et tegelikult ekspordiks hakatakse kogu seda asja tegema. Ja meie loodus on niigi juba nii ära reostatud. Siin tegelikult see puhverruum, et saaks taastuda, on juba kaunis kitsakeseks jäänud. Ja siis on esmaspäevase Keskkonnaamet labori tulemused Lääne-Virumaa randadest leitud reostuse kohta. Tulemuste järgi on leitud aine raske kütteõli ehk masuut. Virumaa Teataja kirjutab, kust aine pärineb, pole veel teada. Halloo? Me peaksime tänasel päeval kõik need kliimaministeeriumid, kaitseministeeriumid, peaksime keskenduma sellele, et see on meie kodu. Meil peab olema siin elamisväärne keskkond, sest kui sellisel moel on loodus juba kahjustunud ja ei tea, kust tuli on ju, ja keegi ei taha öelda ka, kust tuli, siis jah. Ja isegi kui peavoolumeedia ütleb, kust tuli, andke andeks, aga minu selline naiivsustase tänaseks päevaks on kaunis olematu juba. Kogu aeg on kaitsepositsioon peal. Ja peabki olema. Me peame endale tunnistama, mis oludes me oleme, nii selles suures pildis, väikses pildis saama aru, kas meil on ruumi naiivsuseks või me peame olemagi ise enda elu sõdurid selles heas mõttes. Ja sõdur see on, võib-olla liiga mood. Mõtlen, kuidas indiaanlastele ei olnud sõdureid. Seal oli liiga mehe ülesanne kaitsta, kui see just ei olnud väga vanas eas ja siis oli väärtus just su arukus. Aga meil tänasel päeval, juba selle vanuse mehed peavad minema rindele ja siis tuuakse noori nolke poliitikasse otsustavatele kohtadele, kus ei ole seda tarkust, seda eaka, küpse inimese tarkust. Ja see on sihilik. Tark inimene ei laseks teha selliseid asju. Ja need eakad, kes meil ongi poliitikas ja nendel, nii-öelda otsustavatel kohtadel, eks meil öeldakse ette, kuidas otsustada, aga ikkagi, seal, ma ei teagi, kas on tõesti siis nii korralikult nad mingi komproga konksu otsas või ongi tegemist inimestega, kellel on intellektuaalselt mingi kohutav piiratus. Ja ma ei ütle, et ma olen intellektuaalselt mingi šedööver. Ma olen lihtsalt kodupäranaine, kes tunneb, et mina poliitikas olles teeksin väga palju paremat tööd kui need, kes seal istuvad ja kuidagi mingi konksu küljes on.
sest normaalne terve inimene ei saa oma kodumaale selliseid asju teha, kui neil lihtsalt ei ole eestlased hingelt või rahvuselt. Ja Tõnis Arro kirjutas väljaanne. Vist Postimees, aga ärge see, vist oli Postimees. Igatahes pealkiri oli Hakkame tootma moona Varssavi paktile. Fotol on Grad MLRS Ural 375 veok. Sellised masinad ei ole NATO standardile vastavad. Läinud nädalal kuulsime jälle ühest Kaitseministeeriumi eduloost. Tegelikult peaks viimase sõna siiski jutumärkidesse panema. Ministri pool aastat tagasi antud ja vahepeal mitu korda korratud lubadused peagi saavad avalikuks suure kaliibrilise laskemoona tootmise käivitamise üksikasjad Eestis. Sai nüüd tõeks, kirjutab Tõnis Arro, ettevõtja ja reservohvitser Isamaa. Eestisse kavandatavad laskemoonatehast on reklaamitud kui suurt sammu meie kaitsevõime tugevdamise suunas, ent lähemal vaatlusel kerkivad küsimused, millist moona seal tegelikult tootma hakatakse ja kelle relvadele see üldse sobib. Ja meie peaksime olema marudalt õnnelik, sest moon, see tähendab pauku, see tähendab kaitset. Ja ma kordan, on käinud läbi jutt, et see on hoopis ekspordiks. Eelmises saates ma rääkisin, kui kahtlane see Türgi värk on. Ja samal ajal inimesed peavad seisma enda eest ja ka looduse eest, sest kui pole loodust, pole ka meid. Me oleme tegelikult loodusest väga sõltuvad. Minu kuulajate seas on ilmselt ka neid, kes teavad, et kui mesilased planeedilt kaovad, siis ega inimestel ka enam pikka pidu pole. Nende roll on lihtsalt nii suur ja kui siin leitakse massiliselt surnud mesilasi kogu selle mürgitamise peale, kes ei taha uskuda, et me oleme nii kriisis omadega, ütlevad lollus. Iga pilt. Aga päriselt me peaksime toetama kõiki neid, kes julgevad seista looduse eest, seista kodude eest, sest isegi kui sa arvad, et see Nursipalu ja Pärnusse rajatav ja kõik muu asub see just kaugel, kui valitseb selline mentaliteet ja need sammused, kes otsustavad, sa võid mõelda, et ma elan siin selle läheduses, kes neid otsuseid teeb. See, kelle läheduses sa elad, ta teab, mis ees ootab, kui ta selliseid otsuseid teeb. Tal on juba plaan B valmis. Kuskilt soelmaal kinnisvara. Ei mäletagi, kes see ütles, et peaks ära keelama nendel tegelastel. Et kes teevad neid olulisi otsuseid, need peaks olema keelatud omade kinnisvara välismaal. Aga eks selle saaks ka mängida ümber, et kas naise nimel või ämma nimel või mis iganes. Ühesõnaga, me peame seisma toimuva vastu ja kui see vastuseismine kõlab niimoodi koledalt, siis seisame ise enda eest. Ja kui sa arvad, et see mind ei puuduta, siis kõik jõuab lõpuks meieni. Nii et kui te näete võimalust toetada, on see MTÜ meie Nursipalu, kas või Nõmme raadio, läbi selle, et siin liigub olulist infot. Iga esmaspäevane eesti keele järeleaitamise tund, kui me võtame arvesse, et pole keelt, pole rahvast ja meie keel hääbub meie silme all, vaadake, mis toimub meil sotsiaalmeedias, isegi peavoolumeedias, kuidas eesti keelt kasutatakse ja ma ei ole 5+ eesti keeles, aga sellegi poolest ma iga esmaspäev kuulan need saateid selle mõttega, et vähemalt püüelda paremuse poole. Ja veel üks liikumine, millest ma polnud varem isegi kuulnud, Päiteloomapark. Meil oli Facebookis postitus. Kahjuks algavad juba 7. mail sõjaväeõppused. Miks valiti just see ajaperiood, on raske öelda, kuid üks on selge. See aeg põhjustab tõsist kahju loodusele ja selle elu asukatele. Kevad on eriline aeg. Just nüüd sünnivad paljudel loomadel pojad, karupojad, rebasekutsikad, põdravasikad. See on nende elus habras ja väga oluline etapp. Üks rängemaid tagajärgi on aga hüljatud põdravasikad. Müra ja tehnika poolt hirmutatud emased põgenevad, jättes pojad maha. Ilma emata pole neil mingit võimalust ellu jääda. Isegi kui meil õnnestub selline põdravasikas päästa, ei ole teda enam võimalik loodusesse tagasi lasta. Nad kasvavad liiga inimesega harjunuks ja sõltuvaks. Eelmisel aastal oli meil õnne. Päästetud põdravasikatele leidsime väärika tuleviku. Nad saadetakse looduskaitsealale Slovakkias, kuid kahjuks ei ole selline võimalus kõigil. Paljud väikesed loomad jäävadki metsa hukkuma, sest neil ei ole lihtsalt kohta, kuhu minna. Just sel põhjusel lõimegi metsloomade päästekeskuse. Väikeste sammudega liigume edasi. Peame läbirääkimisi Keskkonnaametiga, otsime välismaiseid keskusi, kes oleksid valmis vastu võtma karupoja, kilvesekutsikaid, põdravasikaid. Juba on organisatsioone, kes on valmis meiega püsivalt koostööd tegema. Kuid küsimus jääb, miks teadlikult selliste tegevustega loodusele kahju tekitada, sellest on raske aru saada.
ja seal on juures siis võimalus neid toetada. Mina ise, ma arvan, et nende pojakeste kuskile ära saatmine on tulekahju kustutamine ämbritäite veega. Äkki võtaks need süütajad vastutusele. Ma pean silmas siis neid, kes arvavad, et on normaalne niimoodi õppusi pidada inimestega, kes ilmselt mitte kunagi rindele ei lähe. Nende mentaliteet on lihtsalt ennast välja elada. Ja on neid ka, kes on väga valmis minema rindele, et surra oma kodumaa eest. Aga see ei ole minu välja mõeldud. Elage oma kodumaa eest, seiske selle eest, et siin oleks elamisväärne elu. Aga see vist ei paku pinget, ei küta adrenaliini üles. Ja kaitske kodu. Aga kodu kaitstes sul ei ole sellist tehnikat. Siis tõesti võib tunduda hoopis mõnusam minna kuskile, kus keegi kamandab, mida teha. Ja see ei vastuta just mitte millegi eest, sest sulle öeldakse, mida teha. Aga kodus, kui su kodu rünnatakse, mida sa siis teed? Kõik enda õlul, enda vastutada. Ja see, kuidas inimesed seisavadki oma kodude eest seoses nende õppustega, loodusfotograaf Silja Grünberg postitas 25. aprillil Facebookis, kuidas teha heidutust maa- ja metsaomaniku moodi. Valmistuge, kui ei taha hiljem tagajärgedega tegelda. Mäletate, mis eelmine kord juhtus? Just. Nagu loomad lahti pääsenud ja ei tea, kuidas käituda võõra maa peal. Noaga paljaks kooritud elujõulised kuused, muutuda avatud 6-aastane kuuse noorendik, läbisõitmatuks muutunud tee, rööpad, kuhu mahtus kas või terve inimene. Tänavu oleme sunnitud tegema ka julma valgusraiet ka kohtades nendele niinimetatud pimedatele silmadele, et ei oleks võimalik üldse peitust mängida sellistes noortes metsades. Oleks te näinud mu mehe nägu, ta oli nii vihane. Ma ei ole isegi 15 aasta jooksul teda kunagi nii vihasena näinud. Olin ta kõrval nii vaid kui sain. Kõndisin ja otsisin kuuski, mida enam polnud. Mõnest ei olnud isegi rootsu alles enam. Minule koitis alles hiljem, et kurat, need on ju ka minu istutatud puud, töö ja vaev. Ja et nii ikka ju ei saa tõesti. Ja kellel on need kuused, midagi ei tea, puud on ju raha, nutavad seal mingit raha taga. On ka sellist masti inimesi, las nad olla. Aga kui sinu isikliku tervise kallale võidakse minna, siis äkki võiks natuke mõtlema hakata. Tervis on midagi, mis minu jaoks on omandanud sellise tähtsuse, et isegi kui mu meelerahu on häiritud, ma võtan seda nagu tervise probleemi, ma pean sellega tegelema, ma pean aru saama, mis mind häirib. Ja endas tegema läbi protsessi ja vahepeal on ka nii, et need ei olegi justkui lahendatavad, sest see, kuidas ma ütlen, kõik asjad ei ole meie teha. Ja kuidas siis endas leida see rahu, et see rahutus ei hakkaks sind lõhkuma, mis omakorda toob siis kaasa päris terviseprobleemid, nii-öelda justkui käega katsutavamad on see palarik või mis iganes muud asjad. Ja seda hindavad inimesed, kellel on tervis olnud mingi hetk väga-väga halb ja sa saad aru, kui halb on halb. Ja need, kellel justkui on hästi, näiteks need, kes on läbipõlemisrežiimil, eredalt põled, äge. Kairi Puha elujõu käsiraamat oli päris hea valgustus selle koha pealt, et mingi aeg, kui ma ise tegin ka väga intensiivselt sporti, mulle tundus, et ma jõuan nii palju, ma olen nii tubli. Aga siis, kui ma kolinal jõudsin sellesse kohta, et õppimisvõlg mul ise enda ees on, kui palju ma olen endale kahju teinud. Minu suhtumine sporti, ennast lõhkuvasse sporti muutus drastiliselt. Aga jätkan teemadega. Tiiu Ritteri postitas grupis Nursipalu Väimele Võrumaa kaitseks 25. aprillil. Nursipalu rahvas Lindpriid, küsimärk. Nursipalu ümbruse elanikud oleksid nagu Lindpriid, kellele seadused ei kehti ja keda igaüks võib lükata ja tõmmata. Vahe selles, et meile seadused kehtivad, aga see, mida meie suhtes tehakse, et sellele ei taheta ei saa seaduse hammas külge hakata, sest et siin on mingid muud plaanid. Meie ei tohi ebaseaduslikult ennast kaitsta. Stiilis, et kui keegi tuleb sinu kodu kallale, kaitsed oma kodu. Kätte juhtuvat vahendid, ei tohi ebaseaduslik, aga meie suhtes kasutada väga alatuid võtteid. Just kui selline kaitsevõime. Eesti kaitsmine eestlaste arvelt, eestlaste kodude arvelt on just kui midagi õilsat. Jätkan Tiiu postitusega.
Riigiamet, kes peaks inimeste elukeskkonnast tingitud tervisemuredega tegelema, keeldub tegelemast. Kõigi teiste muredega tegeleb. Nursipalu inimeste omaga mitte. Terviseamet kaebas kohtuotsuse edasi ja arvestage nüüd minu vahemärkus. See ei ole ainult Nursipalu inimesed. Kui Terviseametile pannakse kuskilt niimoodi veto peale, neid teemasid ei puutu, siis olete te mingi tuuliku asjas, kaevanduse asjas, lõhketehased, kahju loodusele, tervisele, mis iganes. Kuskilt tõmmatakse piir, on see Terviseametile, muinsuskaitsele, et vaadake seda ei uuri. Nii et kui ma ütlen Nursipalu, siis arvestage, et see Nursipalu võib tähendada mis tahes kohta Eesti maa peal veel, aga antud juhul jõuti asjadega kohtusse ja sellisesse etappi, kus Terviseamet ütleb, et nemad nende inimeste tervisega ei tegele. Terviseamet leiab, et meil puudub Nursipalus sekkumiseks seaduslik alus, sest militaarmürale normid ei kehti. Militaarmüra võib olla piiritu. Terviseameti meelest peaks Nursipalus põhjustatud terviseprobleemidega tegelema Kaitseministeerium. Kaitseministeerium omakorda ei taha asjast kuuldagi. Et Kaitseministeerium hakkab kohalikke kaitsma või? Segi olete peast. mis asja? Kaitseministeerium on hoopis teine eesmärk. See on selline, üks räpane verine sõjaäri. Kaitsevõime loosungite lehvides. Ja see ei ole võimalik, et meile siin ei kehti need normid, sest me ei ela militaartsoonis. Meile peaks kehtima täiesti tavanormid. Inimene oma kodus, mis ei ole harjutusväljaku alas sees, isegi kui see on piiri kõrval, siis seal peaks kehtima tavapärased normid, sest sa ei ole alas sees. Aga väga raske. Ja ma arvan, et need ametnikud Terviseametis saavad isegi aru, et see ei ole loogiline, aga ilmselt kuskilt keegi pani niimoodi raske käe õlale ja ütles, võtta sellega on asjad nii. Ja sina tunned üleni külma higi ja tead, et kui sa ei tee nii, siis sinuga on naa. Ja sa ei taha, et sinuga oleks naa, nii et sa teed nii, nagu sulle just öeldi. Ühesõnaga Terviseamet ja Kaitseministeerium loobivad puntut üle aia, aga surnud puntu asemel on haiged inimesed. Jõhker. Minu enda jaoks on see üks märgilisemaid ja olulisemaid kohtuasju. Inimesi ei saa Eestimaal süüdimatult lindpirideks kuulutada. Ei ole ikka nii, et 21. sajandi esimese veerandi lõpul vaadake ise, kas elate või surete. Riik ei saa seda öelda, kuigi ametnikud ja ametkonnad ütlevad. Häbi neil olgu. Probleemi lahendamise asemel loobivad pontut. Ja meie maksame seda hävitustööd siin kõike kinni, mis mulle kohati on selline ma katsun mitte emotsionaalseks muutuda. Ja kui muutun, siis kirjutage julgelt kommentaariumisse, et liiga emotsionaalne. Ja kust seda raha siis võetakse? Triin Türk, järjekordne postitus teemal automaks Facebooki lehel. Tal isiklikul käesolevaga teatan, et Tallinna Halduskohtu kantselei on vastu võtnud minu kaebuse haldusasja algatamiseks. Ehkki Maksu- ja Tolliamet on praeguseks arestitud vahendid mulle tagastanud, ei tee see MTA röövretke olematuks. Varastatud raha tagasikanne ei pane unustama seda tunnet, kui MTA ja Swedbanki külmad käed olid ümber mu kaela. Selline ametkondlik vägistamine ei tohi mitte kunagi muutuda normiks. Palusin 28. aprillil 2026 kohtul tuvastada MTA ebaseaduslik tegevus minu pangakonto arestimisel, tuvastada, et mootorsõiduki maksuseadus on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, direktiiv 2015/1535, tunnistada mootorsõiduki maksuseadus õigustühiseks ja vastuolus olevaks Eesti põhiseadusega. Elame, näeme seniks, olge mõnusad, #mootorsõidukimaks. Ja niimoodi see riik neid lüpsab. See on selline nagu maffialaadne organisatsioon ja siis tulevad järjest mingid otsused, mille peale mõtled nagu see asi on vist veel räpasem. Taaskord Tiiuritari postitus. Niisugused põnevad uudised. Prokuratuur tahab lasta endise Tallinna pankuri ja Ukraina telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni euro eest vabaks. Süüdistuse kohaselt alustas eelmise aasta lõpus Küprosel kinni peetud Artur Jermolajev
Telefonikelmustega hiljemalt juulis 2017 ning tema juhitud jõuk teenis aastatel 2019 kuni 2022 üle maailma toimunud pettustega ligi 100 miljonit eurot. Sellest 5,4 miljonit peteti välja sadadelt Eesti inimestelt, aga ohvreid on ka Soomes, Leedus, Saksamaal, Kasahstanis ja mujal, kirjutas Eesti Ekspress teisipäeval. Pettur ei ole mõni lihtne mees, Pettur on Ukraina multimiljonäri võsuke, ise ka endine pankur. Aastatel 2016 kuni 2017 oli ta Eestis tegutsenud Versobanki 4-liikmelise juhatuse liige ning alates 2018. aastast, kui Euroopa Keskpank tühistas Versobanki tegevusloa, panga nõukogu liige. Tema isa Vadim Yermolaev on Ukraina multimiljonär, kes oli Versobanki nõukogu liige. Prokuratuur paistab olevat väga vastutulelik, et multimiljonäri võsuke maksab Eesti inimestelt välja petetud 5,4 miljonit tagasi ja riigile 3,1 miljonit ning ostab ennast sisuliselt vanglakaristusest priiks. Kui Harju maakohus kokkuleppe kinnitab, saaks petiste ninamees karistuseks 5 aastat vangistust, kuid vabastataks juba kohtuotsuse välja kuulutamisel ning saadetaks Eestist välja koos 10-aastase sissesõidukeeluga. 10 aastat. Ja kui see asi ei ole koha peal toimunud, ära siia enam tule. Vaata, sa tegid seda kurri asja seal kaugel. Aga ära siia enam tule. Kuramuse loogika. Ta ei teinki seda ju siin. Ta võis mingi aja siin viibida, aga selliseid pettusi jooksutataksegi distantsilt. Seda sa ei teegi koha peal. Ja siis see inimene saata minema ja kui on jälle mingi jama, siis otsi mööda ilma teda taga. Ja kui tal on see skeem nii geniaalselt paika pandud, nii suured rahad kokku kraabitud, kas ta arvad, et tõesti, et ta loobuks sellisest sissetulekust või õppis vigadest, teeb järgmine kord kavalamalt? Karistusseadustik näeb kuritegeliku ühenduse juhile ette 5-15 aastat vangistust ja võimaluse konfiskeerida kuriteoga saadud vara, kuid prokuratuur tahab päästa Yermolaevi vanglast katseajaga. Riigiprokurör Jürgen Hüva on selgitanud, et erakordse kokkuleppe põhjus on Yermolaevi poolt Eesti riigile makstav summa 8,5 miljonit eurot. See on juba kantud prokuratuuri deposiitkontole ja liigub otsuse jõustumisel riigikassasse. Küsin, kas 3,1 miljonit on see summa, mille eest võibki ennast vanglast vabaks osta? Ka selline kurjategija, kellel oli kasutada inimeste pangaandmed ja kõigest 10 aastani sissesõidukeeld, miks mitte 30 või eluaegne, millest küll selline leebus. Politseil hea töö ja Ekspressil samuti kurjategija Versobanki tausta valgustades. Ja siis ma mõtlen selle kohtlemise peale, et koheldakse nagu oma. Nii palju raha ajas kokku, pool saagist kotkale ja edasi. Tee, mis tahad, eks mingi hetk jälle. Kas ta läheb palgatööle teie arust või? Või ta on mingi investeerimisgeenius? Kui ta oleks investeerimisgeenius, siis ta ilmselt ei oleks tegelenud sellise asjaga, millega ta tegeles. Varastada paljaks lihtsaid inimesi. Ja seal samas igasuguste, kui pedofiilidega käiakse ümber leebelt, kui inimestega, kes laostavad teisi inimesi, käiakse ümber leebelt. Ja siis ma mõtlen, et tõesti, siis ongi ju vanglad tühjad. Aga ei ole. Sinna ikka pannakse inimesi. Õhtulehe pealkiri, tööstusliku kanepi kasvatamisest vangi. Ma päriselt uskusin, et meil on õigusriik, aga ometi. Esimene asi, kui vangla uksest välja sain, võtsin kingad jalast ja seisin seal Tallinna vanglas mururiba peal. Elus õhk ja elus maa. Kirjeldab Age Tammaru eufoorilist hetke, kui ta pärast 9 kuud vangistust sai taas palja jalaga maad tunda. Kohus mõistis Age süüdi suure koguse narkootikumide omamises. Naine ise kinnitab, et on süütusest kasvatas vaid tööstuslikku kanepit. Ja see on Eestis lubatud ning põhimõtteliselt karistati teda tegevuse eest, millele Euroopa Liit maksab igal aastal miljardite eurode ulatuses põllumajandustoetusi. Ja kui ma nüüd mõtlen, see info on avalik, et need COVID-süstid olid mürk ja väga paljud inimesed said seetõttu kannatada, kedagi vastutusele ei võeta siin, sest asi on lihtsalt niimoodi läbi mängitud, et mitte keegi ei vastutagi. Ja siin hiljaaegu kirjutas Karmen Koppel 20. aprillil,
Jätan kommentaarides iseenda poolt kirjutatud arvamuse ja palun Riigikogul tõsiselt kaaluda sellise seaduse muudatuse võiksust. Minu enda jaoks kujunes tegelikult kõige suuremaks pettumuseks teadmine, et sellise eelnõu valmimise taga on ka õiguskantsleri kantselei. Inimõiguse nõukoja liikmena käis minust korra isegi läbi tunne, et sel juhul ei ole mul sinna enam asja, sest selle eelnõuga eiratakse lapsevanema õigust olla oma lapsega toimuvaga reaalajas kursis ja omada vastutuse kõrval õigust asjakohasele arvamuse avaldamisele. Vaikimine ei ole võrdne vaba nõusolekuga. Sellest lähtume, kui räägime elu lõpust või seksuaalkuritegudest, aga lapsevanema puhul miskipärast mitte. Kusjuures ma oma peas olin toonud sama paralleeli, et kui sa ei keela, siis tehakse ära lapsele see süst, aga seksuaalkuritegude puhul, mis mõlemad tegelikult puudutavad ju õigust kehalisele puutumatusele. Aga jah. Arstina ma mõistan vaktsineerimise vajalikkust, aga teatud juhtudel ka sellest loobumist. Ka mina olen vanemana võtnud paaril korral lapse tervisest tulenevalt keelduva otsuse vastu. Ja see ongi minu kohustus hinnata, mis on kõige ohutum. Oluline on mõista, et enamus vanemaid ei tea peast riiklikku vaktsineerimiskava, nii jäävad nad nüüd kõrvale võimalusest olla kaasatud. On muret tekitav, kui see ongi õigusriigi õigusloogika. Seega ma palun Riigikogul see eelnõu tagasi lükata ja jõuda parema vaktsineerituseni läbi avatud kõneluste ja selgete arusaamade loomisega. Ja kuidas neid lapsi siis võidakse seal moosida? Ma ainult võin ette kujutada, et kõik ju teevad ja vaata, näidatakse võib-olla koguni mingeid pilte, vaata, mis sinuga juhtub, kui sa seda vaktsiini ei tee. Ja kui adekvaatne hindaja on see laps, kui tegelikult täiskasvanutelegi antud kogu tõde nendest vaktsiinidest, kui neid manustati, kui lihtne on lapsega manipuleerida, hirmule mängida, väga alatu, mis toimub, kohutavalt alatu. Ja siis kirjutab ERR. Hiina saatkond teeb aktiivselt Eesti koolides lastele ajupesu. Et maalida Eesti lastele positiivne pilt autoritaarsest kommunistlikust riigist, kirjutab Postimees. Ja nüüd võtas Hiina ja Eesti ja leia 10 erinevust. Välimust ärme kasuta, see on inetu. Aga niimoodi juhtimisstiili poolest ja see numbrituvastuse asjad, see, kuidas me liigumegi selles suunas, et ka inimeste see biomeetriliste andmete fikseerimise kaamerad, mis juba üleval on, ma ei tea. Või see Hiina on ikka paha. Ja tsiteerides Paul Joseph Watsoni, it's okay when we do it, et see on okei, kui meie seda teeme, aga Hiina paha. Ja kui tuua välja seda statistikat, kui paljud inimesed said kahjustada sellest vaktsiinist ja väitud, nii paljud päästati. Kui sa oled endale manustanud ainet, mis sa tunned, et mõjuvad sulle negatiivselt, sa peadki olema väga võimas inimene, et tunnistada, et sa midagi sellist lasid endale teha. Ja sellepärast see statistika ei avalda ka tegelikkust, mis puudutab seda, kuidas nii paljud said abi, aga need, kes said kahjustada ja julgevad rääkida, need, kui me arvestame, kui palju neid on, siis jah, ma isegi ei too praegu neid numbreid välja, sest numbrid, nagu ma ütlesin, statistika sõltub väga palju sellest, palju inimest julgevad üldse tunnistada, et nende terviseprobleemid on seotud sellega, et nad usaldasid. Aga kui tuua välja nimedena, kas või üksikjuhtumitena, siis tuleb silmete inimene. Ja siis see üks võib olla mõjuvam kui numbrid. 25. aprillil Michigan for Vaccine Choice 2.0, ma arvan, et see leht on 2.0, sest eelmine pandi kinni, ma oletan. Seda lugu on uskumatult raske lugeda. Sean Hartman oli kõigest 17-aastane. Ta sai COVID-vaktsiini, kuna see oli hokit mängimiseks kohustuslik. 33 päeva hiljem oli ta läinud. Dr. Peter McCullough vaatas Seani lahkamise üle ja jõudis järeldusele, et surmapõhjuseks oli surma vaktsiinist tingitud müokardiit. Ka Marilyn Kerra ennustas, et noori mehi hakkab minema massiliselt ja südamega seotult. Aga jah. Seani isal Dan Hartmanil polnud aimugi, et tema poeg on süsti saanud. Ta ei lubanud seda kunagi. Kanada küpse alaealise seaduste kohaselt lubati Seanil teha otsus ilma vanema nõusolekuta. Väidetavalt jäeti vaktsiini info sisestus tühjaks.
Tervishoiutöötajate Ontario uuringust selgus, et 89% patsientidest ei saanud vabalt valida, kas teha vaktsiini või mitte. Ontario apellatsioonikohus jättis sel nädal rahuldamata Tänni kohtuasja föderaalsete tervishoiuametnike vastu, märkides, et valitsuse hooldamise kohustus on laiema üldsuse ees, mitte üksikisikute ees. Perekonnal on nüüd aega 24. aprillini otsustada, kas esitada kaebus Kanada ülemkohtusse. See apellatsioon maksaks $15,000 kuni $30,000 ilma edu garanteerimata. Sean ei andnud informeeritud nõusolekut, ütles Dan Hartman. Ka mitte keegi teine Kanadas. Ja see võiks meid panna väga mõtlema, mis siin toimub, keda saab usaldada ja kes päriselt vastutab meie tervise eest. Et see suur pilt justkui on suur masinavärk, WHO ja meditsiinitargad ja siis võtta sealt suurelt pildilt silmad kinni panna, vaadata enda sisse. Mina ise vastutan oma tervise eest, mitte keegi teine, sest kui minuga midagi juhtub, tagajärjed on minu kanda, mitte kellegi teise. Ja ma võin meditsiinist abi saada, aga ma võin ka mitte saada. Neid juhtumeid, kus meditsiin seoses nende samuste COVID-vaktsiinide tagajärgedega tõstab käed üles. Oi, selliseid trombe pole enne olnud, ei tea, kus nad tulid. Vabadused.ee portaal 24. aprillil. Riigikohtu täna avaldatud otsuses märgitakse, et Tallinna kiirabil oli koroonakriisi ajal õigus kehtestada oma töötajatele vaktsineerimise kohustus ning vaktsineerimisest keeldunud töötajad vallandada. Kohus ei arvestanud otsuste ees haiguse piiratud riskirühma ega ohtu vaktsiinidest. MMAMV Austraalia, läksin nüüd juba järgmise asja juurde. Igatahes see vaktsiin ei olnud midagi, mis oleks olnud nii hädavajalik, et sellepärast inimesed peaks oma sissetulekutest ilma jääma. Küll aga sisaldas väga suurt ohtu, et need, kes mõtlesid, kas sissetulek või tervis, tegid selle väga raske otsuse, valisid tervise. Ja lihtsalt selle näide ajaloost, ja see ei ole üksik näide, neid näiteid on küll ja veel, kunagi soovitati rasedatel suitsetada ja siin on mõni aeg tagasigi veel Ameerika maal arstid soovitasid rasedatele Coca-Colat, et see aitab iivelduse vastu. Aga ajaloos on väga koledaid näiteid. MMAMV Austraalia ja Medical Negligence, ja mina, kes ma peaks ka praegu olema silmad kinni magama, mitte mingit saadet tegema, ma ikka püüan. Negligence Austraalia 27. aprillil. Oli aeg, mil rasedatele öeldi, et ravim nimega talidomiid on ohutu. See kirjutati välja hommikuse iivelduse, ärevuse ja une puhul. Usaldusväärsed hääled rahustasid perekondi. Meditsiinisüsteem kiitis selle heaks. Tootjad said sellest kasu. Siis tuli õudus. 1000 beebid üle maailma sündisid tõsiste jäsemete deformeerumiste, organite kahjustuste, pimeduse, kurtusega või ei jäänud üldse ellu. Austraalia kuulus mõjutatud riikide hulka. See ei olnud vandenõuteooria, see ei olnud valeinfo, see oli üks suurimaid farmaatsiakatastroofe tänapäeva ajaloos. Õppetund on väga oluline. Meditsiiniline väärravi on tõeline. Regulatiivne ebaõnnestumine on tõeline. Korporatiivne hooletus on tõeline. Inimesed võivad eksida isegi valgeid kitleid kandes või valitsuse tiitleid kandes. Tõeline teadus tervitab uurimist. Tõeline eetika nõuab ettevaatlikkust. Tõeline õiglus mäletab ohvreid. Ära kunagi mõnita inimesi küsimuste esitamise pärast. Mõnikord on küsimused ainsad, mis seisavad avalikkuse ja katastroofi vahel. Pimeda usalduse hinna maksavad tihti süütud. Ja sel teemal jätkates meil on Eestimaal üks väga tänuväärne arst, doktor Sergei Saadi, kes tegi hiljaaegu ühe väga tänuväärse postituse pöördudes noorte arstide poole. Järgnev tekst on leitav ka Sergei Saadi isiklikul lehel, et teie silmi ekraani ajast säästa, printisin ma teksti välja ja loen teile nüüd ette. Tahan pöörduda noorte arstide poole. Eriti nende poole, kes alles alustavad ja kellel on veel see tunne, miks nad üldse meditsiini läksid. See tunne, et tahaks päriselt aidata, mitte lihtsalt järgmist retsepti välja kirjutada. Lähiajal toimub noorte perearstide juhendamisel webinar sellest, kuidas digimaailmas karjääri mitte ära rikkuda, kuidas mainet üles ehitada ja kuidas seda kaotada, kui sind hakatakse süüdistama valeinfo levitamises.
Mina olen selles mõttes mugav näide ja ilmselt ka selle webinari peategelane. Kahju ainult, et arutelu minu töö üle toimub ilma mind kutsumata. Mind on korduvalt pandud mustadesse nimekirjadesse, analüüsitud faktikontrollides, arutatud lehekülgedel, kus armastatakse jagada arste õigeks ja valeks. Paljude kolleegide jaoks olen ma tõenäoliselt juba ammu see arst, kes ajab mingit oma asja ja ei püsi joone peal. Olgu, just sellepärast ma kirjutan. Ärge kartke mõelda, ärge kartke küsida, ärge kartke uuringuid ise läbi lugeda, mitte ainult ümber jutustada seda, mis mahub mugavalt ravijuhendisse. Meditsiin on paljudes asjades hämmastav. Ägedate seisundite ravis, kirurgias, intensiivravis. Seal teeme me asju, mis veel 100 aastat tagasi oleks tundunud võimatu. Aga kui räägime kroonilistest haigustest, on meil väga suur pimeala ja seda tavaliselt ei tunnistata. Vaadake, mis toimub teist tüüpi diabeediga. Patsient tuleb, saab ravimi, pool aastat hiljem tuleb tagasi, saab tugevama ravimi, siis süstid, siis tüsistused. Kogu aeg räägitakse kontrollist, aga keegi ei räägi sellest, kuidas inimene päriselt tervemaks saab. Sest see ei ole eesmärk. Eesmärk on hoida näitajad paberil korras. Nefrolog Jason Fung oli üks esimesi arste, kes hakkas endalt seda küsimust tõsiselt küsima. Ta töötas patsientidega, kellel diabeet oli neerud hävitanud ja nägi seal midagi, mida ei saa ignoreerida. Tagajärje ravimine ei peata põhjust. Ta jõudis järeldusele, et teist tüüpi diabeet ei pea olema eluaegne progresseeruv haigus. See on metaboolne häire, mida saab pöörata. Toitumist muutes, insuliini koormust vähendades, mitte rohkem ravimeid lisades, vaid probleemi juurest alustades. Sajad tema patsiendid on insuliinist loobunud. Süsteem ei tervita seda. Teda nimetatakse marginaalseks. Tema jätkab töötamist. Sama lugu hüpertensiooniga. Sama rasvumisega, sama kroonilise väsimuse, unehäirete, ärevuse, depressiooni, nahaprobleemide ja seedimisega. Me ravime numbreid ja sümptomeid, aga küsimust miks küsitakse harva. Miks inimene ei maga, miks ta ärkab väsinuna, miks tal on pidev isu magusa järele, miks nahk põletikuliseks muutub, miks vererõhk tõuseb, miks 35–45 aastane inimene elab juba nii, nagu oleks ta 60 või 70. Muidugi võib patsiendile öelda, sööge vähem, liikuge rohkem. Võib öelda, see on vanus, võib öelda, see on geneetika, võib öelda, siin on ravim, tulge 3 kuu pärast tagasi. Võib öelda, kolesterool on kõrge, jätke munad, liha ja rasvased piimatooted ära. Võib öelda, nahk on põletikuline, siin on kreem. Võib öelda, magate halvasti, siin on tablett. Võib öelda, kaal ei lange, siin on süst. Formaalselt ei ole sa midagi rikkunud, sa tegid nii, nagu peab. Sa olid ohutu. Aga kas sa aitasid? Mõelge, milline on see inimene tegelikult. Ta läheb magama kell 1 öösel, hommikul ja siis päeval joob 5 tassi kohvi. Terve päeva istub kunstvalguse all, õhtul jälle ekraan, öösel halb uni, hommikul kortisol, isu kiirete süsivesikute järele, glükoosi kõikumised, väsimus, ärrituvus. Ta sööb töödeldud toitu, joob magusaid jooke, kardab mune ja liha, valib rasvavabu tooteid, sest talle on öeldud, et nii on tervislikum. Ta elab kroonilises stressis. Peaaegu ei viibi päevavalguse käes, sest päike on ohtlik, liigub vähe, aga on samal ajal pidevalt kurnatud. Tema soolestik on põletikuline, tema lihased kaotavad insuliini tundlikkust ja siis me imestame kolesterooli, vererõhu, veresuhkru, ärevuse ja pideva väsimuse üle. Ravimeid on meil küll, ainult et nende all inimene ei parane, ta lihtsalt püsib käigus. Et midagi päriselt muutuks, tuleks alustada hoopis teisest otsast. Uni, toitumine, valgus, liikumine, stress, päevarütm, soolestik, lihased, põletik. Noor arst, kui sa seda tunned, ära suru seda endas alla. Kui sulle tundub kummaline, et diabeediga inimene peaks lihtsalt eluaeg ravimidoose suurendama, mõtle edasi. Kui sulle tundub kummaline, et rasvumist ravitakse rääkides peaaegu mitte midagi unest, insuliiniresistentsusest ja töödeldud toidust, mõtle edasi. Kui sulle tundub kummaline, et kroonilise väsimusega patsient saab ainult üldvereanalüüsi ja lause kõik on normaalne, mõtle edasi. Kui sulle tundub kummaline, et nahka ravitakse ainult väljast poolt, aga seedimine ja põletik jäävad täiesti kõrvale, mõtle edasi. Kui sulle tundub kummaline, et inimene käib aastaid arstide juures ja keegi ei pane tema lugu kordagi tervikuks, mõtle edasi. Ja, selle eest saab kriitikat. Professor Tim Noakes, üle 750 teaduspublikatsiooni, Kaplinna ülikooli professor, maailmatasemel teadlane. Ta kutsuti distsiplinaaruurimisele ühe toitumist puudutava juhtumi pärast. Protsess kestis 4 aastat. Tema enda kolleegid nimetasid tema vaateid avalikult ennekuulmatuks.
Ta mõisteti täielikult õigeks 2 korda, 2 instantsis. Kohtus ütles ta, olen veendunud, et toitumuslikku muutust, mis suudab teist tüüpi diabeedi tagasi pöörata, ei edendata, sest see ohustab liiga paljusid mõjukaid huve. Briti kardioloog Aseem Malhotra publikatsioonid Biotis, Lancetis, JAMA-s räägib avalikult sellest, et ravimifirmadel on kohustus teenida kasumit, mitte kohustus pakkuda parimat ravi. Teda nimetatakse ohtlikuks. Tema jätkab. Need ei ole mingid ääremaa tegelased, need on arstid, kellel on andmed ja aastakümnete pikkune kliiniline kogemus ja keda üritatakse vaigistada, sest nende tulemused ei sobi sellesse loogikasse, millele süsteem on üles ehitatud. Krooniline patsient, kes võtab 5 ravimit ja käib kord kvartalis vastuvõtul, on tulu. Patsient, kes muutis elustiili ja tunneb end hästi, on kahjum. Nii see käib. Ma ei ütle, et kaasaegne meditsiin on vale. Ma olen ise arst. Ma näen, mida diagnostika, kirurgia, intensiivravi teevad ja see on oluline töö. Aga mulle ei meeldi meditsiin, mis on lõpetanud küsimuste esitamise, kus kroonilist haigust nähakse paratamatusena, kus patsiendile öeldakse aastaid, et kõik on kontrolli all, kuigi ta võtab iga aastaga rohkem ravimeid ja tunneb end aina halvemini, kus arst ise põleb läbi, sest tal ei ole midagi päriselt pakkuda. Ameerika meditsiini assotsiatsiooni andmetel teatab peaaegu pool perearstidest läbipõlemisest. Kõige kõrgemad näitajad on just seal, kus tegeletakse krooniliste haigustega. See ei ole juhuslik. Kui arstil ei ole patsiendile midagi tegelikult pakkuda, põleb ta läbi. Alguses väsid, siis hakkad ärrituma, siis muutuvad kroonilised patsiendid koormuseks, mida sa enam ei talu. Siis tead juba ette, et sellel ei muutu midagi, tollel on jälle vererõhk, 3. jälle veresuhkur ja ühel hetkel hakkad uskumast, et see töö saaks olla teistsugune. Aga saab. Küsi teisiti. Mitte ainult, millise ravimi ma määran. Küsi ka, mis selle inimese elus iga päev haigust üleval hoiab, mis takistab tema kehal taastuda, milliseid signaale on ta ammu andnud, aga keegi pole neid kokku pannud. Seal hakkad sa tulemust nägema. Kui patsient magab esimest korda üle aastate normaalselt, kui tal kaob isu magusa järele, kui vererõhk langeb ilma, et ravimit suurendaks, kui inimene ütleb, mul on energia tagasi, kui ta ei ela enam tabletist tabletini. See on töö, mille pärast meditsiini mindi. Ärge muutuge liiga vara liiga mugavaks. Ärge andke oma mõtlemist algoritmidele ja ravimi esindajatele, kes teavad täpselt, mida teile öelda. Lugege, kahelge. Vaadake patsienti tervikuna, mitte ainult diagnoosi, vaid inimest. Õppige kõike, mis puudutab toitumist, und, valgust, stressi, soole tervist, insuliiniresistentsust, põletikku. Mitte sellepärast, et see on trend, vaid sellepärast, et kroonilised haigused ei teki tühjast kohast. Ja kui arst ei taha neid küsimusi küsida, küsib keegi teine. Mõnikord blogija, mõnikord inimene, kellel ei ole mingit meditsiinilist haridust. Ja siis anname me ise need patsiendid ära inimestele, kes lihtsalt võtsid aega kuulata. Sogast vett ei saa puhastada, kui kõik kardavad sinna sisse astuda. Ja kui te tõesti tahate aidata, mitte ainult diagnoose hallata, tuleb teil vahel minna vastu sellele, mida peetakse normaalseks. Mitte konflikti ega populaarsuse pärast, vaid selle nimel, et ühel päeval ütleks patsient, doktor, ma tunnen esimest korda üle paljude aastate, et mul on päriselt parem. Doktor Sergei Saadi. Notabene see tekst ei ole meditsiiniline nõuanne ega individuaalne ravisoovitus. Tegemist on arvamusliku ja haridusliku tekstiga, mille eesmärk on kutsuda mõtlema krooniliste haiguste, elustiili, ennetuse ja meditsiini arengusuundade üle. Ühtegi siin kirjeldatud seisukohta ei tohiks tõlgendada soovitusena, lõpetada ravimeid, muuta ravi või asendada arsti määratud raviplaani ilma oma raviarstiga konsulteerimata. Diagnoosimine, ravi alustamine, ravimite muutmine või lõpetamine peab alati toimuma koostöös pädeva tervishoiutöötajaga, arvestades konkreetse inimese terviseseisundit, analüüse, haiguslugu ja riske. Aitäh, doktor Sergei Saadi. Julgust ja jõudu kõigile arstidele, kes on sama meelt ja see tee ei ole lihtne. Kui sa pead valima, kas mina või patsiendid, sest kui sa valid enda, siis sa saad teenida seda suur farma äri ja sul läheb päris hästi. Ja kui sa valid patsiendid, see tee saab olema päris keeruline, aga see hingerahu
kui sa oled valinud midagi õilsat, päriselt õilsat, mitte virtuous, kõik on siin maru, mis see eestikeelne sõna on, andke andeks. See virtue signaling, mis meil siin ühiskonnas muudkui käib, see kõik on nii vooruslikud ja mina ajan seda head asja, toda head asja, aga kas sa oled valmis oma pea pakule panema päriselt millegi hea nimel? Kas sa oled valmis ohverdama oma maine? Mina mingeid kirjutasin sinna kohta, et minu maine see on nii ära trambitud, et kas ma valin maise kogemise või maine, ja siis ma mõtlesin, et ma pigem valin selle maise kogemise, et ma elan täiega ja ma tean, et see häirib paljusid. Aga mul ei ole mingit arstipraksist kaalul. Mul ei ole seda ohtu, et keegi mind kuidagi stiiliselt tuledki see hea arst. Ja mul on kogemus, kuidas üks ema kunagi kurtis, et tal on kohutav perearst, sest see perearst keelas lapsele kohukesi anda, sest laps oli kogu aeg haige. Ja mina mõtlesin, et oleks mul selline perearst. Ma oleks päris rahul, kes näebki inimest tervikuna, kes saab aru, et toitumisel on reaalne mõju meie tervisele. Ja jah, võib öelda, et ei, et ma olen toiduga nii sõber ja ma mõtlen, et toit ei kahjusta mind. Aga siis on sinna, et kui ma annan enda kehale toitu, mis tegelikult keha ei teeni, siis ma järelikult ei armasta seda keha ju. Kui ma olen valmis seda mürgitama ja siis tuleb tervis järgi, mis suunab. Ja siin natuke keeruliselt seletan, ma tean. Ma mõtlen see, et me võime ennast ära veenda, et see ei ole kahjulik, see on, ma ei tea, sain tuult, sain külma, sellepärast ma olen haige, mitte kohukestest, mitte pitsast, millest iganes. Ja siis elamegi selles oma mingis illusioonis, aga võtta julgus olla iseenda vastu aus. Ma arvan, et sealt saabki alguse see pinnas, et sa julged ka teistega aus olla. Ja ausus selles mõttes on keeruline koht, meil on igapäevaselt nii palju erinevaid teemasid, nii palju informatsiooni, nii palju ülesandid, kohustusi, et aega võtta eneses ette, et oota, kas päriselt see, mida ma mõtlen, äkki see on lugu, mis ma olen endal rääkinud, äkki see ei olegi tõsi. Ja see nõuab sellist julgust. Jah, on meist väljaspool asuvaid asju, mis nõuavad julgust, et pärast teised äkki ütlevad nii. Aga nüüd vaadake iseenda mingeid kõige suuremaid lõksus olemisi. Kas meil iseenda eeski julgust on, et iseendas midagi lahti lasta? Hiljaaegu oli mul väga huvitav lahtilaskmise kogemus. Ja see kogemus käis niimoodi, et mina isegi ei öelnud neid sõnu, aga need sõnad vallandasid minus mingi taassünni moodi tunde. Ma tundsin, et osa minust kadus ära, aga see oli selline närtsinud ja siis ma ütlen, see lihtsalt pidi lahkuma. Ja ma ei ütle seda lauset, mis tol hetkel minust välja tuli, sest see on minu teadlik mina, kes ütleb seda. See oli mingi kiht minust, mis tahtis ära minna ja need sõnad tulid üle mu huulte ja kuna need olid nii õudsed sõnad, siis ma ei hakka teiega neid jagama, võib-olla mõni võtab kinni, et niimoodi äkki saab mingit protsessi läbi teha endas. Igatahes peale seda lauset ma ehmusin, sest need ei oleks nagu minu sõnad olnud, aga siis ma sain aru, et see oli osa minust, kes ütles selle lause ja mille peale see osa minust kadus. Ja selline munast koorunud tibutunne oli. ja tükk aeg oli päris habras olla, aga ma tundsin, kuidas tibu ka tuleb munast välja, siuke jõuetu hädine, aga temaga on elujõud ja see aitab tal isegi siis, kui ta sealt munast koorudes pikali on ja jalad taeva poole siputab. Elujõud on see, mis aitab ta jalgadele. Ja ma tundsin, et mu elujõud on rohkem ja mingi uus algus on minus. See oli üliäge tunne. Ja need on need kohad, kuhu me ei jõua läbi selle, et keegi meile midagi soovitab või me kuulame või vaatame mingit tarka informatsiooni. See käib kõik alati meie seest, kui me oleme valmis võtma vastutuse selle eest, kes me oleme ja julgema tunnistada, kui on aeg muutusteks, aeg transformatsiooniks, aeg lasta lahti miski, mis võib tunduda turvaline, sest see on tuttav, aga mis tegelikult kahjustab, mis tegelikult meil on juba ohtlik või ohtlikuks muutunud. Ja säänes haigusest tämpäne vabahuse hely erinevide teemadega ja nagu üks ma väga looda, et ta saate kuulamine on see määnestki põnevat ma ei tiiäki, mida ütelda kui päris ausa. Ma lätsin väga ta tundega praegu kaasa, mida ma ökva kirjeldi, ta taassünni tunne
Ja ma arvan, et keväida päriselt aasta algus keväjaga ju käy kaasas, kuis kõik heränes. Et me võissigi esihinde seen lasta heraneda millelgi, mis taht heraneda, mida me või-olla kardami, mis olei piisavalt tutvami jaos, aga tollegi poolest löövame esihinda seest julguse päriselt elä, päriselt olla, nuukia me oleme ette nättu olema. Me või mõtelda, et me esi oleme eloluuja, aga mänsengem plaanin omava asja, mida omava meile ette nättu ja me tohi noidega võidelda. Kas või kogu ta ullus, mis ta on ilman toimus, ta on osa tuust, et me päriselt heränesi, päriselt üles heräneda oma väemanu, sest kui sul oli väke, sest taat hullu haigusa üle ei pruugi jälle. Mu mõte oli hirmuta, mu mõte on suunata esihindahe uskuma ja julgema tunnista esihinda väge ja laskma lahti tuust, meid inep ei teeni, mis on ta vana ilma mustri ja olla päriselt saisi. Aituma kuulamast ja järgmitse kõrrani!